Tere tulemast Ürgväekoja tarokooli. Nüüd, kui meil on kaardid läbi vaadatud, nende nii-öelda standard või üldised tähendused enam-vähem selged, siis vaatame, kuidas kaarte lugeda ehk siis ritta panna, laduda, kuidas iganes nimetate seda. Keldiristi kohta on hästi palju infot, igal pool seal on kaardi, igal positsioonil on oma kindel tähendus. Kui teil on soov kasutada just seda tüüpi lugemist, siis ma ei soovita seda kasutada nii-öelda lihtsatele küsimustele vastamiseks, sest piisab üleüldse keerulised või paljudest kaartidest koosnev nii-öelda ladumine lihtsa asja jaoks teeb asja teie enda jaoks keeruliseks. Piisab täiesti 3 või 4 kaardist, et näha põhiline energia või tulemus ära. Niisiis, vaatame, kuidas lugeda 3 kaardiga. Puhta suur arkaan tuli ja paneme 4. siia. Ehk siis, kui me nüüd ei määra igale kaardile kindlat positsiooni stiilis minevik, tulevik, olevik, mis iganes positsiooni muutuja, siis me saame endale natukene rohkem vabadust lubada sellega, et me ei sea endale piire. Ehk siis oletame, ma mõtlen praegu mingi küsimuse, oletame, et me küsime, kuidas ma saan lahendada mingi inimestevahelise suhte, olgu see siis sõbraga näiteks. Läksime tülli, kuidas ma saan selle lahendada. Siin on nüüd näha suur arkaan ja lisakaardiks siis kaardipaki alt tuli müntide 3, mis on siis nii-öelda varjatud muutja või mis mängib rolli, aga mis selles mõttes määrab ka selle, mis on teie jaoks praegu teadmata. Vaatame seda teadmata olukorda kõigepealt. Teadmata olukord on siis käesoleva küsimuse puhul see, et te peate midagi tõestama talle. Tõenäoliselt. See tüli on siis just nagu põhjustatud. Siin on põhjus tagajärg tõenäoliselt näha, mida te ka teate, aga kuidas lahendada, siis siit nähtub, et te peate tõenäoliselt talle nüüd tõestama oma nii-öelda seisukohta või siis miks, ehk siis te peate põhjendama. Seda põhjendamist tõenäoliselt ei ole toimunud ja see oleks nüüd nii-öelda võti selle avamiseks, selle lahenduse avamiseks. Kuna siin on suure arkaani kaardid, siis tõenäoliselt selle tüli lahendamine on oluline, mis tähendab seda, et teie suhe selle sõbraga, kellega te tülli olete läinud, on oluline. Esimese asjana, mis silma jääb, on õigluse kaart. Vaadake, milline kaart teile kohe esimesena, kas siis kõige aktiivsema tegevuse või siis värvi, mis iganes teie tähelepanu kohe köidab, esimene kaart on kõige olulisem info. Minule jääb kohe silmasid õiglus. Ehk siis tõenäoliselt see tüli on tekkinud mingisuguse ebaõigluse. Keegi on kellegi vastu ebaõiglane olnud. Ja kui te nüüd mõtlete, kuidas te saate seda olukorda lahendada, nii et mõlemale poolele see oleks õiglane. Läbirääkimised. Ehk siis ma tõestan, miks minu seisukoht selle tüli või mis iganes seda põhjustas, miks minu seisukoht oli oluline ja ma arvestan ka sinu nii-öelda arvamuse ja vajadustega sel puhul.
võib-olla ma tegin seda selleks, et sind kaitsta. Mis iganes. Nii, järgmisena jääb silma kohe poodu, ehk siis asjade teise nurga alt vaatamine. Siinkohal mina ütleksin, et see kaart näitab seda, et sa pead oskama ennast nüüd panna sõbra olukorda, kuidas tema seda näeb. Tema silmade läbi seda olukorda üritama vaadata, kuna sa tunned oma sõpra hästi, siis sa tõenäoliselt oskad ka seda teha. Või siis astud üldse kõrvale, mõlemast välja nii-öelda ja vaatad teid mõlemat või seda tüli põhjust kõrvalt. Ehk siis võtad teise vaatenurga. Ja sealt kaudu tekib sul ka arusaam, kuidas siis seda õiglaselt lahendada. Ja maailmakaart siin näitabki just nagu seda, et see harmoonia saab tulla läbi tarkuse, läbi teadmiste, läbi nii-öelda mingi asja lõpule viimise. Ehk siis te peate selle tüli põhjuseks olnud asja ära lahendama täiesti, mitte õhku jätma, mitte lootma, et see kuidagimoodi ise laheneb või ära läheb, vaid te peate selle selgeks rääkima rahumeelselt ja jällegi kõiki osapooli, ehk siis tasakaalu arvestades. Näiteks, ehk siis siin ei ole lineaarset moodust, kuidas seda lugeda, kui te ei pane ise positsioon, et ma alustan sellest, et see on algus, see on lõpp. See sõltub sellest, kuidas te ise just nagu kaarte välja ladudes otsustate, milline kaart asub millises kohas. Kui teid nüüd oleks huvitanud, ma panin juba kaardid ära, aga võtame siis uuesti. Võtame teise küsimuse. Näiteks, kas mingi plaan näiteks töökohta vahetada, on see praegu mõttekas? Võtame jälle 3 kaarti. Suurt arkaani tuleb palju. Võtame jälle 3 kaarti ja siis kaardipaki alt. Nii, mis esimesena silma torkab, on otse loomulikult ratas. Ehk siis nüüd, kuna teie ise teate, mis olukord teil on töö juures, siis et see muutmise vajadus tuleb siit kohe välja. See näitab ka seda, et need asjad võivad minna nii ja naa, ehk siis ärge jätke seda asja õnne hooleks, et lihtsalt hakkate emotsioonide põhjal midagi lõpetama, ilma et teil oleks mingi plaan, sest siit põhjalt tuli välja, sellel mehel on plaan peab teil olema. Tõenäoliselt nüüd kiire pilguga peale vaadates töökoha vahetus on tõesti soovitus, ehk siis tõesti võiks vaadata ringi ja seda töökohta vahetada, kuna selle tulemusena tõenäoliselt ei jõuate stabiilsemasse olukorda, kui te praegu olete. Nüüd, kuidas seda teha? Ehk siis ikkagi on ju küsimus alati, et kuna siin on see ratas, et mismoodi ma ikkagi lahendan, et see läheks nii, et ta ei läheks nii-öelda juhuse tahtel. Kuna ülempreest rinna on siin keskel, siis see just nagu räägib sellest, et te peate mitte väliste märkide järgi, vaid kuulake oma sisehäält nende valikute tegemisel. Lihtne öelda, raske teha, jaa, aga selleks peabki harjutama seda sisehääle kuulamist, ehk siis igapäevaselt mingeid valikuid tegema nii-öelda enda arvates sisehääle põhjal ja siis tegema nii-öelda analüüsi, kas see läks nii, ja kui läks, kas see oli päriselt minu sisetunne või ma lasin oma mõistusel rääkida või mingitel välistel, ehk siis ennast nii-öelda tundma õppida, et teada saada, milline on minu sisehääl, milline on minu nii-öelda ülemõtlemine või siis
kuidas ma nüüd ütlen, asi, mida ma arvan, et on sisehääl, aga tegelikult ei ole, on mingid hirmud ja nii edasi. Ehk siis iseendas õppida vahet tegema, mis tegelikult on minu sisetunne või intuitsioon, mis vastabki kõige esimesena, mis tunne tekib ja nii edasi. Ja kui õige see on ja millistes olukordades ma seda siis kasutada saan. Sellest nii-öelda emotsiooniga mitte rabistades otsustamisest räägib ka karikate kuninganna, kes siis hoiab oma sisetunnet kõrges hinnas ja hoiab ennast nende emotsioonide. Ärge otsustage emotsioonidega, valige hoolikalt ja kuulake oma sisetunnet seda otsust siis tehes. Nii, kuna ma enne tegin seda, et ma panin kaardid ära, kui te ei ole rahul selle vastusega või jääb see teie jaoks kuidagi puudulikuks, et ei ole kindel, see on ikkagi suur asi, mida otsustada, siis me saame võtta, võib segada, mina segan tavaliselt, vahest ei sega, tehke täpselt nii, kuidas soov on. Ehk siis võtke siia lisakaardid. Võite kõigile võtta, võite võtta ainult nii-öelda ühele konkreetsele kaardile, mille kohta te tahate võib-olla lisakinnitust. Mina võtsin praegu kõigile, et siis küsimusega, et kui ma vahetan, siis milline tulemus sellel on? Jah, esialgu näitas, et tasub vahetada, tasub enda sisehäält kuulata, et kui ma nüüd oma tänaste teadmistega praegu hakkaksin vahetama, milline tulemus sellel on. Kuna siin ratta all on see nii-öelda vaesuse kaart, siis see näitab, et praegusest majanduslikust, kui teil on majanduslikult kehv olukord, kuna meil konkreetset küsimust ja inimest ei ole, siis me saame siin oletada, et kui on konkreetselt majanduslikult keeruline olukord, siis nüüd selle liigutuse abil te saate, see ratas pöörab, ta hakkabki liikuma paremus, ta saate välja sellest. Mäletate, me rääkisime sauade 8 puhul seda, et vaadake, kus poolt see tuleb ja kuhu ta läheb. Siin on ideaalne näide selle kohta, kuidas selle vaesuse poolt siis kiiresti energiat hakkavad liikuma nüüd, mille abil, kui me sisetunde õigesti ära tunneme ja seda kasutame, siis asjad hakkavad kiiresti liikuma. Mille poole? Armastajad. Ehk siis see on pere, see on meie heaolu. Need on need valikud. Sisetunne, see on ka emotsionaalne stabiilsus, ehk siis me liigume sellest olukorrast siia, mis on siis kodune olukord muutub paremaks, kuna meil on nüüd rohkem ressursse, sest ressursid on üks suur kodutülide ja murede põhjus. Ehk siis siin on näha, kuidas emotsionaalne stabiilsus paraneb oluliselt tänu sellele nii-öelda otsusele, kus siis majanduslik stabiilsus ja ma saan täpselt nii palju, kui mul on vaja, et ma saaksin ka nii-öelda endale puhkust lubada ilma süümepiinadeta. Ehk siis selline variant. Nüüd, millised on veel võimalused? Määrame positsiooni kaardile. Pean mõtlema küsimust. Küsimus võiks siis olla näiteks, kas ma peaksin praegu puhkuse võtma näiteks või minema kuskile reisile. Võib-olla sellised valikud. Ehk siis positsioonidega ladumine puhkuse reisi kohta. Nii.
positsioonide nii-öelda nimetajad. Ehk siis milline tulemus on sellel, kui ma praegu valin puhkusele minna. Milline tulemus on sellel, kui ma pigem ei lähen hiljem. Võimalik kolmas pakkumine või variant, ehk sa jätad endale veel ühe valikuvõimaluse, mida sa praegu võib-olla ei tea. Nüüd, kuna me panime positsioonid, siis me keerame kaardipaki ringi ja vaatame ikkagi siia alla ka. Sellega me saame siis nii-öelda pärast arvestada. Ma jätan ta siia kõrvale. Nii. Ehk siis. Nüüd mul läks meelest ära juba. Sest ma nii harva teen seda ise. Et ma määran positsioonid, kuna ma vaatan kogu lugu tavaliselt. See oli siis, et kas ma peaksin. Et milline tulemus on, kui ma lähen. Milline on see, kui ma ei lähe. Ja milline on võimalik kolmas variant. Nii. Siin on kenasti näha, et mul on sellest puhkusest ainult võita. Tõenäoliselt saan ma ennast välja puhata, sest ma olen teinud küll, et ma olen selle ära teeninud just nagu. Plus tundub, et see puhkus saab olema siis mitte üksinda, vaid võib-olla mingis meeldivas seltskonnas või mulle meeldivas nii-öelda miljöös, kus minu ümber on ka nii-öelda teisi inimesi, kellega koos seda siis nautida. Võib-olla mulle meeldib tähelepanu keskmes olla, võib-olla ma kavatsen minna karaoket laulma kuskile, kes teab, mis iganes on kellegi nii-öelda huvides, et see räägib, täpselt kõnetab siis igat ühte. Ehk siis praegu ma näen siit, et jah, puhkusele soovitan minna. Mis saab, kui ma ei lähe? Me näeme stabiilsust, ehk siis see on selline emalik hoolitsus. Keisrinnakaart tähistab seda, et midagi ei muutu. Ehk siis kõik on samamoodi edasi. See kaart nagu ei muuda midagi, ta lihtsalt näitab, et ega sa ei jää ka otseselt ilma millestki, kui sa ei lähe. Sa ei kaota midagi. Sest sul on praegu piisavalt kas siis jõuvarusid või nii-öelda edasi, et sa ei ole nagu kurnatud, et sinu eest peaks nagu et sa peaksid kartma millegi pärast. Ehk siis sinu eest on nagu hoolitsetud, ütleme nii, et ka ei juhtu ka midagi, kui ei lähe puhkusele. No, siit ei andnud ju mingit tulemust. Nii, mida räägivad nüüd nii-öelda tagavara variant, mis et äkki mingi info või mingi kolmas variant. Kolmas variant tundub olevat see, et sa hakkad ise ennast hiljem võib-olla selles mõttes, et süüdistama otseselt, aga kahetsema seda, et sa ei ole, et sa hakkad ennast nagu aasima selle pärast, et sa ikkagi ei kasutanud seda võimalust, sest sul oli tegelikult see soov ja nii-öelda võimalus, võib-olla isegi plaan, mille sa siis nüüd ise endale keelasid, ehk siis sa noomid ennast selle eest, ehk siis kahetsemine. Ja põhjal oli see ületöötamine, ehk siis praegu on sul võimalik puhkusele minna, ilma et sa peaks süümekaid tunduma, kõik on stabiilselt, aga hiljem, kui sa lükkad seda edasi, võib tulla olukord, kus sul on nii palju teha, et sa ei saa endale seda puhkust lubada. Ehk siis sa peadki sellega arvestama, et tulevikus, kui sa seda edasi lükkad ilma asjata, ilma põhjuseta tegelikult, lihtsalt kahtled, mõtled, et äkki jääd millestki ilma, kui sa ära lähed, et siis sa tõenäoliselt tükk aega ei saa seda puhkust endale lubada, kuna siis sul on käed, jalad tööd täis. Ja siis sa tunneksid juba süümekaid sellepärast, et sa läheksid. Ehk siis, miks ma siin loen seda nii-öelda karmi käega kuningannat nüüd sellena, et ma ennast ise süüdistan ja aasin, ongi see, kuna see mõõkade kaart esiteks, on see mõtted. Sa ei suuda võib-olla ennast nii-öelda
endale andeks anda seda, et sa ei läinud. Siis, kui sa jõuad siia, saad aru, et mul oli nii palju tööd. Et täna ei muutu midagi, aga kui sa lükkad seda edasi, siis hiljem tõenäoliselt sul ei teki seda võimalust tükk aega. Ehk siis praegu ongi kõige õigem aeg see valik siiski teha, sest kaotada ei ole midagi, võita aga küll ja sa tuled värskema puhanuna tagasi. Ja kuna me nüüd lugesime seda, kui nii-öelda millised võimalused on veel, siis see ongi alati võimalus nii-öelda õppida oma vigadest. Ehk siis kuna ma ütlesin, et see kaart on selline, kellele meeldib õpetada teisi ja kellele meeldib kõige rohkem tänitada iseenda üle. Ikka ise me enda jaoks need mõõkade kuningannad ka oleme väga tihti, kes siis näed, ma ju ütlesin, ehk siis oleks ikka pidanud, ehk siis see on see tagantjärele tarkus just nagu, kus ta näitab siia, ütleb, et näed, nüüd sa ei saa enam minna, et ennem oleks olnud kõik just nagu ilus ja stabiilne. Ehk siis sellised võimalused. Looge oma enda süsteem, kuidas te kaarte laote, kas kindlate kohtadega, küsite lisa, ärge liiga palju täiendavaid kaarte võtke, oletame näiteks, et võtame 3 kaarti, osad loevad 4, ristikujuliselt näiteks, samamoodi vaatate niipidi, ehk siis, et mis on takistused, mis on, et keerulisemad kaardilugemised, sa võid kõik kaardid ka välja laduda, keegi ei keela sul, nii nagu Lenormandi süsteemis lood mingitele kaartidele mingid kohad, vaatad, kuidas nad omavahel, aga meil ei ole vist nii keerulisi küsimusi elus, et millele terve kaardivakiga peab vastama, sest mida rohkem on kaarte, seda nüansirikkamaks läheb vastus, mis ajab lõpuks pigem nagu hakkab vastu töötama. Et kõige suurem kaardi ladumine, mida mina kasutan, on 9 kaarti. Ja see on siis juba selline, kus on väga mitmekülgne küsimus, millel on võimalikud erinevad variandid. Tavaliselt piisab täiesti 3, 4, 6 ja nii edasi kaardist, mis kindlasti jääb alla 9. Ärge tehke enda jaoks seda nii keeruliseks, et te teete suure ladumise, laote palju kaarte välja ja siis üritate sellest aru saada. Samamoodi ärge kasutage ühe ladumise ehk siis ühe pundi peale mitut erinevat küsimust. Kui just ei ole määranud näiteks rida selle kohta, aga kuna te peate ka suurt pilti vaatama, siis need küsimused või vähemalt lahendused peavad omavahel seoses olema. Kuna 9 kaardi puhul me vaatame diagonaali, me vaatame ülevalt alla, me vaatame algust lõppu, me vaatame keskmist kaarti, siis see peab olema seoses. Sa ei saa küsida 4 erinevat asja ja laduda välja mingi pundi kaarte ja siis üritada sealt vastust leida, ehk siis just miks sa elad oma elu ise nii keeruliseks. Et paneme näiteks, ma isegi ei küsi praegu midagi. Et me võtsime küsimusele, võtsime 3 kaardi, ma ei jäänud rahule või siis ma tahan selgitust, mida see täpsemini siin tähendada võiks. Ehk siis, et ma saan sellest aru, aga see on minu jaoks võib-olla ebamäärane, mis see tähendada võiks. Võtame siia juurde selge. Ehk siis ärge võtke liiga palju seletavaid lisakaarte samamoodi. Sellepärast, et jällegi see läheb liiga keeruliseks, eriti siis, kui te kasutate seda nii-öelda sabotaažina, ehk siis teile ei meeldinud see vastus ja te üritate siit saada mingisugust paremat vastust. Näiteks mulle ei meeldi see mees, eks ole siin, et ma hakkan siia võtma kaarte. No nüüd mulle ei meeldi üldsegi see vastus, eks ju. See mees ei meeldi, see kaart siin juures hoopiski ei meeldi. Ma võtan siia, nüüd juba hakkab tulema, ehk siis nüüd sa hakkad juba ise kujundama seda vastust.
ja siis see on nagu vale. see juba läks valeks siis, kui sa mõtlesid, et mulle ei meeldi see. Sa saad niimoodi mõelda, kui ma küsin, mis tulemus sellel on, ma näen seda vastust ja mulle ei meeldi tõesti see vastus, siis seda sa saad teha, et sa ütled, et mulle ei meeldi, et see asi niimoodi laheneb. Millised on teised võimalused selle asja lahenemiseks või mis ma peaksin tegema, et seda tulemust muuta. Ehk siis sa otsustad, mitte lihtsalt, et mulle ei meeldi, ma võtan uued kaardid nii kaua, kui mulle meeldib, vaid et see tulemus sellisel kujul mind ei rahulda. Sellega sa muudad juba ära selle, mida sa ootad sellelt. Ehk siis selline variant on küll võimalik. Ja ka seda ei tasu teha 20 korda, kui ikkagi järgmine kord tulevad kaardid põhimõtteliselt sama sõnumiga või väga sarnased, siis ikkagi tuleb seda kuulata ja kaardid ongi tihti selleks nii-öelda abivahendiks, kus nad näitavad meile, millised tulemused võimalikud meid ees ootavad, et me saaks valmistuda, valmis olla ja vahest selliseid asju ette valmistades me teadlikult juba muudame, et võib-olla seal oli mingisugune keeruline raske olukord. See keeruline raske olukord, kui me sinna jõuame, ei tundugi nii keeruline, sellepärast, et me ei kartnud seda, me olime selleks valmis. Me juba tegime mingisuguseid samme ja sellega me muudame, nii et ükski tulevik ei ole kivisse raiutud, ükski kaardi ladumine ei ole kivisse raiutud selles mõttes, et nii täpselt lähebki. Jah, läheb küll nii, kui sa istud ja ootad, et see nii läheb ja mitte midagi ei tee või ei muuda. Kaartide peamine eesmärk on näidata, milleks sa peaksid valmis olema ja anda sulle võimalus valmistuda või siis hakata muutma, et nii ei läheks. Sest need kaardid, mis näitavad, et nii läheb, on sellel hetkel, kui sa veel ei muutnud. Kuna sa tead, siis sa saad hakata muutma ja siis need asjad ei lähegi nii või lähevad väga palju teistmoodi, millel on nagu sarnane nii-öelda vibe, aga lõpptulemus on oluliselt kas positiivsem või siis oleneb, kuidas te neid asju lahendasite, siis negatiivsem, ehk siis jah. Vahest me suudame asju nii-öelda untsuga keerata veel rohkem, kui me üritame valesti asju vales kohas teha või parandada või rabelema hakkame veel, see on kõige nii-öelda kiiremini maksab kätte. Ehk siis ja nüüd siis endale, et kas küsimusi ei ole mõtet, ei või jaa vastuseid ei ole mõtet kaartidelt küsida. Formuleerida küsimus võimalikult täpselt, ehk siis kuidas ma saan selle lahendada, kuidas ma saaksin kõige paremini. Ühesõnaga, kuidas, miks sellised küsimused, mitte kas, ei või jaa. Ei või jaa küsimustega on selline asi, et siis te lihtsalt kuivalt ennustategi, et kas see asi läheb nii, jaa. Nii, nüüd te selle teadmisega lähete homsesse ja ei kavatsegi midagi muuta ega teha. Ehk siis kasutage seda edasiviiva tööriistana, seda oskust ja neid kaarte mitte kui kuiva ennustusvahendit, et jah, kas mul läheb homme nii, jah, kas tasub, miks, küsige täpseid küsimusi, ehk siis selle kohta öeldakse, ole ettevaatlik, mida sa soovid, kuna need võivad täide minna, ehk siis ole oma küsimuste sõnastamisel võimalikult täpne ja sa saad täpsemaid vastuseid ja ära otsi ilusaid kaarte ära. Kui ikkagi see torn tuleb, siis sa oled ju valmis selleks, sa näed, et see on võimalus, et see asi lõppeb ära. Kuidas ma saaksin seda enda jaoks pehmendada või kuidas ma saaksin praegu juba midagi muuta, et seda ei juhtuks?
sest torni ilmumine tavaliselt näitab, et mingi muutmise vajadus on. Ehk siis see, kas me jõuame punktist A punkti B otse omal valikul, omadel tingimustel, või me jõuame sinna läbi 4.–5. punkti põlvili roomates, aga me jõuame ikkagi sinna. Ehk siis millised on need tingimused, selle te seate ise endale. Ja enesearendus on kõige tänuväärsem asi, mida te saate kaartidega teha tänasel päeval. Kui te selle eesmärgiga kaarte kasutate, siis teie nii-öelda vaimne edasiliikumine muutub tohutult kiirusel positiivsema poole ehk siis kõrgema poole või nimetagem seda, kuidas tahes. Just, et te õpite enda vastu ausad olema, kõiki kaarte lugema nii, nagu nad on, mõistma nende õppetunde, vihjeid. Vahest kaardid, ma ise nagu nimetan, et mõnitavad või just nagu panevad su enda nina sinna pahanduse sisse või siis peegeldavad sulle midagi, võib-olla mida sa ei taha tunnistada, siis ole nii kallis ja tunnista seda nagu endale. Sa ei pea kellelegi teisele aru andma, sa pead endale aru andma. Lõppkokkuvõttes. Jah, kui sa kellegi teise vastu eksid, siis sa tõesti pead kellegi teisele või kuskile mujale kõrgemale aru andma, aga me räägime siin tööst ise endaga. Et alustada tuleb siis nii-öelda nende kaartide võtmisel ka aususest enda vastu. Sest kui seda ei ole, siis tõenäoliselt te pettute kaartides või iseendas ja soovitan vaadata seda narri teekonna ehk siis hingeteekonna suure arkaani peatükki, millest siis te mõistate, kuidas te satute mingisugusesse nii-öelda ringlusse või tsentrifuugi, kui te ei liigu edasi. Ehk siis kõlab võib-olla mõne jaoks nagu selline kahtlane voodoo-värk, aga eesti keeles puuduvad head sõnad või väljendid selliste asjade nii-öelda ütlemiseks. Et kasutan neid, mida ma tean ja mis on, et selline hingelise edasiliikumise vahendina, abivahendina on kaardid väga-väga ideaalne tööriist. Ja ma väga soojalt soovitan seda kasutada. Ehk siis, kui te tahate teistele kaarte lugeda, keegi ei keela seda ja ongi tore, kui te saate kedagi teist ka aidata, aga aitamine peab algama ise endast. Ehk siis kaardid on üks minule teadaolevalt vähestest abivahenditest, mis hõlmab inimelu erinevaid aspekte piltlikul kujul, kus sa saad vastuseid, vihjeid ja nii-öelda mõistmisi kõige kiiremini kätte, et ise kiiremini edasi liikuda. Soovin teile palju edu. Aitäh ja olge hoitud!